Mis sa teed? Mis sa mõtled? Sõid lehma sitta ja nüüd on hea. On hea ja. Nii, katse number 2. Proovisin ennem ka mingit juttu alustada, jalutasin siit üles ja ei suutnud jalutada ja rääkida samal ajal. Et ära mine. Et millest siis alustada? Alustame siis võib-olla sellest, et tema nimi on meil Vari. Ja minu nimi on Tormi. Ja me sõitsime Eestist hetkel Austriasse ja me oleme teel Itaaliasse, on nii või? Ja me läheme Itaaliasse kuuks ajaks. See on siis nii-öelda siuke mingi vlogi moodi asi, et oleks midagi teha reisi ajal, et me oleme kuskil kuu aega. Kuu aega üritame ringi seigelda ja oleme siin Austrias. Siin on siuke päris ilus koht ja alt Orust sõitsime nagu läbi ja vaatasin üles ja vaatasin, et teed lähevad ka üles ja siis keerasin siit paremale ja kuidagi vedisime ennast siit mäest üles, et siin on siuke hästi ilus siuke piknikupu koht või midagi, siin vesi suliseb ja avaneb meile selline vaade ka, et täitsa ei tahakski siit ära minna. Jah. Mis sa teed siin? Mis sa teed, Vari? Et vaatasin küll YouTube'ist mingit õpetusi, et how to make good vlog ja how to make vlog, aga ega see on suht puine alustamine, eks see ilmselt ajas läheb ainult paremaks, et tasapisi alustame. Et siin Austrias praegu on siis meil see esimene tutvustav värk. Vari on ka algselt Itaaliast pärit, ma ei tea, kas ma seda juba rääkisin. Jaanuarikuus me tõime ta Itaaliast ja siis me sõitsime mööda nendest mägedest ja siis mul tekkis panin matsu ennem, siin käisin ülevalt mingit pilte tegemas ja siis kukkusin kolinaga alla siit. Et tõin Vari Itaaliast ja siis sõitsime nendest mägedest mööda ja vaatan ja mõtlen, et miks ma ei ole siia puhkama tulnud. See on tegelikult, see on kõik ainult autosõidu kaugusel, et see ei ole nagu kaugemal, et see on ainult autosõidu kaugusel. Et lennata mulle niikuinii ei meeldi ja see on autosõidu kaugusel ja auto on mul ka selline. Pärast ilmselt teen autoga ka mingi tutvustava ringi, aga auto on siuke ise ehitatud transit, matkabussilaadne asi. Aga siit ilmselt me nüüd sõidame edasi Itaaliasse. Me oleme siin Austria kuskil allotsas, et sõidame Itaaliasse, siit Itaaliasse on vist äkki mingi 155 kilomeetrit ainult. Et esimene peatus, et miks üldse Itaaliasse? Itaaliasse on selles suhtes, et lihtne minna mul. Et Vari pesakonnast siis Vari õe perenaisega, omanikuga me oleme nagu jäänud ka internetis suhtlema ja jube siuke turvaline on tulla, kui võõrasse riiki, kui sa tead, et sul vähemalt üks mingi siuke tuttav kontakt on ees, et ükskõik mis juhtub, siis vähemalt kas või helistad ja ta tõlgib või aitab sind välja, et selles suhtes, et see on nagu natuke turvalisem tundub, kui täitsa nagu vaatan vaikselt juba hakkab mul jutt jooksma, et ilmselt siit läheb see asi ainult paremaks. Jah, kus me oleme? Kus me oleme? Tahad õue? Kus sa tahad õue minna? Valges polegi näinud veel, mis siin ümberringi on, öösel jõudsime. Eks siin nüüd vihme natukene leebemaks, nüüd teeme esimese jalutuskäigu uues, vaatame, mis meil siin ümberringi toimub üldse. Inimesi ei ole, autosi sõidab mööda muidugi meeletult, aga muidu tundub suht vaikne, et vaatame. Jõudsime siis eile õhtul või öösel jõudsime Itaaliasse kohale. Et soovitan kõigile, kui te kuhugi plaanite jõuda, siis jõudke Valges. Öösel oli siin natukene isegi kõhe tunne, kuna siin mägede vahel läheb päris pimedaks, mingid päikeseloojangutega sellist asja siin ei ole, siin läheb lihtsalt päike läheb põks kuskile mäe taha peitu ja
pime, et oli hästi pime ja inimesi ei ole nagu üldse, see on suht imelik. Kuigi see on nagu ülipopulaarne koht, siis autosi raalib edasi-tagasi öö läbi, aga mingeid selliseid kämpereid või matkajaid või selliseid inimesi nagu ei ole. Ei olnud nagu mitte ühtegi on näha. Aga Valges on muidugi, see asi on siin natukene teistsugune, et täna on sihuke, kuigi on nagu hästi vihmane ilm, praegu on nagu sihuke tibutab natukene, et valisime rahuliku majad autost välja kolida. Meil oli üsna sihuke rahulik hommik, et magasime ennast korralikult välja ja siis nüüd ilmselt teeme mingi hommikusöögi ja siis mõtleme üldse, mis me siin üldse peale hakkame, kuna aega on meil õnneks ropult, et siis õnneks nagu ei pea tundma, et millestki ilma jääb. Aga ma lihtsalt tahtsin teile näidata, kus kohas ma pargin ja mis meil siin ümbruses on, et nii siin all kuskil seal metsa sees on meil see auto ja need mäed lähevad päris kõrgele, päris äge ja praegu on kõik nagu mattunud udu sisse ka, et siin on mingi jõesäng või midagi, praegu on see tühi, aga ma kujutan ette, kui siin vesi voolab, siis see võib päris äge olla. On ju, Vari? Vari, mis teed seal? Tule siia, tule ära. Ta arvab, et iga kivi on pall, siis on nagu suht masendav, vend tõmbab oma hambad nüridaks ja siis mina pean maksma. Lõpeta ära! Pallidega on tal väikene sihuke kiiks. On sul pallikiiks, Vari või? Mis? Aga jah, liigume siit tagasi auto juurde. Lähme. No, seda vist ei ole väga näha. On ikka, oota, siit peaks kohe see mägi tulema kuskilt. See on kõik üks suur mägi. Mida? Siin on mägi. Mingid matkarajad lähevad siit ka metsa seest, aga ma ei julge nagu väga kaugele minna. Ma pean ilmselt enne netist vaatama, mis asjad need on. Ja siin ka siis nagu, mis asja, mis mõttes nagu, on see reaalne või? Täitsa hämmastav. Nii. Jõudsime nüüd toast tuppa. Toast tuppa, jep, täpselt nii me jõudsimegi. Õuest tuppa jõudsime. Et Vari on söönud, nüüd teen endale väikse toidu. Siis koristan siin seda bardaki natukene, mis mul ümberringi on. Kuidagi väga häirib kõik, väga kitsas on sellest. Ehitasin küll selle kaubiku nagu selliselt, et oleks siin nagu ruumi olla, aga tegelikult ruumi ongi olla, aga asju on lihtsalt liiga palju, et asjad on lihtsalt laakil praegu, et saame, et selle koerakuudi viskasin ka praegu üldse ette istme peale nii kaua, kui ma siin taga ise majandan, et Vari leidis ka endale mänguasja, leidis ülesse. On nii või? Jah. Et siin on meil need fotoasjad ja siin on meil muidugi igast muud asjad ja mis meil siis? Siin on meil külmkapp ja läpakas ja siia nurka ma tegelikult panen mingi matkatooli, ma vaatan, kuidas ta mahub. Et saaks võib-olla siin seda lauda kasutada siis nagu läpaka jaoks. Pime on siin ka, ma olen kõik mustaks teinud, ma ei tea, mulle must nagu meeldib, aga siin on siuke väike trännipaik, siia peab ka mingi korra looma. Et mulle must nagu meeldib, aga must riies neelab kõik valguse sisse, et mitte midagi näed. Põhimõtteliselt taskulambiga peab kõik asju tegema, et ma panin siia alla ühe lambi, siia ülesse panin ühe lambi ja siis ma veel kasutan ühte taskulampi ka veel siin, et mul on siuke taskulamp, et selle ma lülitan siit sisse, on ju. Ja siia ma panin selle krõpsu talla, et siis ma saan ta siia üles nagu lisaks panna. Aga nüüd siis toiduvärk, mis me siin ikka, ega see midagi glamuurset ei ole. Väike plita, väike praemuna, mozzarella, tavaline juust, pool suitsu, vorst ja muidugi see salvesti smuussi ka läheb pärast peale ja siis juba on meil juba päris hea olla ilmselt. Jah, on ju, Vari? Siis on meil hea olla. Siis lähme võib-olla jalutame väljas natuke ringi ka. Teeme mõned pildid ja siis... Et jah, et kohaneme selle eluga siin vaikselt ja vaatame siis, mis meil sellest välja tuleb, et... It is what it is.
Me selle pussiku seest enam-vähem korda. Viskasin veel hunnika asju taha ära ja praegu on suht siuke, võiks öelda isegi siuke mõnus. Nagu office. Siin saab veel pärast tähtsat meediatööd teha ja ei olegi midagi. Et kuna kell on juba meil siin 2 kanti, et ega meil seda valget aega lõpmatuseni ka ei ole, siis mõtlesime, et teeme väljas ikka, teeme mingi väikse tiiru ikkagi teeme ära, et isegi kui saame märjaks, siis saame märjaks, et ega need riided kuivavad hommikuks ära, et siin korraks oli siuke rahulikum moment vihmaga, aga nüüd hakkas jälle plädistama päris hullult, et vaatab, et võtame vist äkki vihmavarju ka kaasa ja siis teeme väljas väikse tiiru ja äkki saame mõned väiksemad pildid ka, mõned pildid ka tehtud ja siis juba on pime ja siis juba saab selle päeva nagu lukku panna ja homme äkki juba, homme on meil laupäev, homme ka vist sajab, aga pühapäev pidi olema täiesti okei ilm, et pühapäev juba saab ikka normaalselt äkki ringi kõmpida, et paneme siin Vari, kus sa oled? Paneme sulle rihma kaela ja lähme õue. Tahad õue minna? Kas tahad õue minna? Lähme õue. Joo, lähme õue. Täiesti ebamaine tundub see kõik siin, see on lihtsalt nagu otse pildi pealt või otse telekast sellest, et sa lihtsalt vaatad ja silmad nagu ei, nii võõras nagu selle meie eestlase jaoks. Mina ei suuda igal juhul neid vaateid siin uskuda, see on täiesti ebareaalne, nagu mis mõttes? Nagu täitsa hämmastav. Aga nii, siin on vist paras moment, teeme Varist mõned pildid. Varil on nii sai sellest vaatest, Varil on praegu stick. I have stick. Yeah, good stick. Best stick ever. Anni vä? Anni vä, Vari? On best stick ever vä? Mõs? Kuule. Stick. Best stick. Yes. I love sticks. Sticks are life. Anni vä? Yeah. Meeletu vihmasadu oli meil siin vahepeal ja üks asi, mis oleks võinud võib-olla kaasa osta, oli niiskuse eemaldaja autosse, et seal on nüüd kõik need klaasid ja kõik asjad on udused ja joped tilguvad vett ja kõik saime korraliku paduka kaela, et isegi, et see sama jõesäng, mis ma ennem näitasin, et see nüüdseks on meil, pole enam jõesäng, vaid on mingi jõelaadne asi siia tekkinud. Et nii palju tuli isegi seda vihma. Tulin lihtsalt siia sängi äärde natuke tootepilte tegema. Kuna siin läks ilm natuke ilusamaks, siis sai teha natukene tootepildi värki. Siiamaani on chill, puhkus. Rahulikult võtame asja, kuskil kiiret ei ole, midagi tegema otseselt ei pea. Ilus, äge, mõnus. Mis sa teed? Vari, vaat siia. Oli ilusti, palun. Joo, oli ilusti. Ja. Uus päev jälle. Plaanis oli hommikul hästi vara minna pildistama sinna samma, kus me eile käisime. Mis selle koha nimi oligi? Vist oli äkki Lago di Landro, äkki, ja. Et oli plaanis minna sinna hommikul hästi vara, aga ma ei tea, uni on suht mõnus seal kaubikus, et pime, soe on siuke nii ja naa, on ju. Küte öö läbi järgi ei olnud, teki all on mõnus soe, aga jalad välja pannet, siis on külm. Et hommikul ikka lükkame kütte sisse ja siis saab normaalselt voodist välja tulla, et aga kell vist on juba mingi 10, et hommikul sai vastu võttud otsus, et kuna on pilves ilm,
udune, siis vahet ei ole, kas sa lähed hommikul kell 7 või sa lähed hommikul kell 10, sest et mingit päikesetõusu või mingit sihukest teistsugust valgust sa niikuinii ei näe, et siis võtsime vastu otsuse, et lähme kell 10. Et sõime hommikul jälle kiired munad, vorstid, juustud, kohvid ja nüüd on suht okei enesetunne, Mari on ka suht äksi täis, et juba tahab minna jälle sinna vee sisse plätserdama, on nii või? Tahad minna vee sisse plätserdama? Vari, ära söö rihma ära, jäta. Vari, tubli. Et eile vaatasin pildid üle. Mõned asjad jäid häirima, et lähen täna proovin uuesti, äkki saab midagi paremat. Ja siis vist liigume minema siit. Oleme siin juba 2 ööd olnud, et täna on laupäev. Et homme pühapäev pidi liituma meiega Ilenia koos siis Vari õega ja nemad siis viivad mind kuhugi mujale. Lähme vist sellisesse kohta, kus saame jalutada rohkem, et siin on praegu olnud sihuke auto välja, et sihukest pikka jalutust nagu kuskil kaugel ei ole olnud. Et oleme siin niisama siin ümbruses seda tutvumist teinud ja vaikselt sisse seadnud ennast, et aga homme siis lähme vist võib-olla isegi niimoodi, et selle köis selle, mis iganes, ma ei tea, selle asja nimi on see köi, aga igal juhul sellega liigume üles ja siis seal on juba erinevat jalutamist ja vaatamist ja pildistamist ja kõik, et Vari, jäta. Kurni lehma paska tahab maas süüa, et noh. See on mingi lehmade mingi see rada või see vend käib ja nokib ainult maast, täitsa masendav. Oleme siis eilsel kohal tagasi. Täna on meil laupäev, vihma ei saja ja turistide poole pealt on see ka kohe näha, et parklad on täis, inimesed teevad pilte, inimesed jalutavad ringi, et tundub, et nädalavahetus on siin sihuke aeg, kus läheb ilmselt melluks kätte ära ja kui on ilus ilm ka, siis ma kujutan ette, et siin võib olla täis pardak, aga praegu on veel õnneks suht rahulik, et mõned inimesed siin olid, aga praegu oleme ikkagi jätkuvalt täiesti üksinda siin, teeme mõned pildid veel ja siis ilmselt jalutame veel ringi, et vaatame, kuidas läheb. Mõtlesime, et mis seal ikka, et jalutame siin natuke järve ümber ringi ja nüüd jõudsime omadega kuskile matkateele, mis viib meid siia ühe mäe üles, et positiivse poole pealt ma vist oma prillid unustasin alla järve äärde kuskile, kus me tegime Varist pilte, et uue ringiga peab sinna jälle tagasi minema, ilmselt prille otsima, et vaatame, kas leiame või ei leia. Päris füüsiliseks tõmbas see värk siin. Aga ma ei teagi, kui kõrgel me oleme või kui kõrgele me veel läheme, aga noh, Vari juhatab teed, tal on suht savi. Varil ongi meil vaja sihukest füüsilist ja aeglast võimlemist või trenni, et Variga me ju tegelikult suvel käisime opil, 2 opil. Et tuli välja, et Varil on puusase dysplaasia ja tegime siis talle 2 oppi, ühele poole puusa, teisele poole puusa, et natuke möla vähem, ma näitan, kuhu ma siis omadega jõudnud olen ka, et nii, see on siis see järveke, kus all me ennem pilti tegime ja et ilus vaade, täitsa hämmastav, et inimesed, kes siin nutavad ja ütlevad, et Eestimaa on nii ilus, siis noh, ma ei tea, tulgu korra siit läbi, siis ilmselt see mõttemaailm muutub, et
mind küll nagu sinna Eestimaale mitte miski tagasi nagu ei kutsu hetkel. Vari, jäta! Ei mängi kividega, ei mängi. Lõpeta ära. Et siit läheb see rada meil edasi. Lõpeta, Vari! Et siit läheb see rada meil edasi ja vaatame, kuhu me omadega välja jõuame. Vot, siuksed lood. Äge koht, mulle meeldib. Oota mind ka. Sest see läheb päris jäärsuks ja ohtlikuks. Siit ilmselt hakkab mingid kivisi asjusi kukkuma, et ei oota. See matk läheb siit läbi sinna hoopis, mitte üles. Idioot. Kurat, poleks peaaegu hakkad siit üles ronima või mis asja. Ei, see läheb siit. Siit läheb ja siis läheb siit siia metsa edasi. Et lähme vaatame, mis seal on. No, hea vaade. Selles suhtes, et suht süge eksprompt matk oli, et vett kaasa ei võtnud, süüa kaasa ei võtnud, mingid sügelevad villased sokid on jalas, aga üks minigoal selle reisiga oli ka mingi 10 kilo alla võtta, nii et ma arvan, et see praegune matk on õige samm õiges suunas, aga ma ei tea, see matkarada tundub lõputu hetkel, et alla ka hakka minema, sest ma arvan, et me oleme mingi 3 veerandi peal, aga vaatame, kuhu me välja jõuame. Et pole ammu füüsilist asja teinud. Kunagi olen krossimees, nii et hea põhi on all, et siit on millega edasi minna, et vaatame, mis saab. Vari, jäta rahule. No nii, taevas ka natuke avanes ja avanesid ka vaated ja nagu ma kartsingi, nii kui see udusiit ära kadus, siis mul tuli mingi kõrguse kartus peale, et otsa alla on päris kõhe vaadata, aga õnneks on kindel maapind on jalge all, et elan üle. Mööda servasi tuleb kõndida, et siin on siuke vau, mis siin toimub, mida fuck'i. See all on see järv, kus me siis pildistasime. Et seal kuskil, ma ei tea, kas on näha, aga siin all, näed, siin on väiksed inimesed. Siin hästi all, seal on mu prillid ka. Ehk siis ma pean vist äkki nüüd sealt tagant selle järveringiga minema ja need prillid sealt üles korjama. Et siin on meil siuke mingi ilus viewpoint, et jah, Varile panin rihmaga otsa, see on natuke liiga kõrgel siin. Muidu on suht äge, ei saa kurta. Paad on ilus, ei saa midagi kurta selles suhtes, et täitsa äge. Vari, kus sa lähed? Mis sa leidsid sealt? Vari, mis sa leidsid sealt? Selleks ma küll valmis ei olnud. Siin peab mingi mööda trossi üles tulema. See on raske, hirmus. Alustuseks natukene liiga karm. Et loodame, et juba oleme peaaegu lõpus, et siin on päris hull. Et mööda neid trosse ma ei viitsi küll ronida, sellest ma tulin nagu suht mingi turvaliselt matkama, mitte siin mingi mägironimist tegema, et tuli üllatusena, aga saime hakkama. Et Varil on ka ikka paras. Noh, ma ei tea samas, kas on. On, Vari. Sa saad hakkama. On nii või?
kassi saad hakkama. Sa oled tubli tüdruk, jah. Teagi, kas ma jõuan sinna lõppu, et sinna on veits ikka veel minna ja alla peab ka veel minema, et huvitava kohana on siin mingi siuke, siin on mingid sõjaväeteemad, siin on maetud kedagi. Mäe sees on ka näha mingid vanad, mingid varemed või ma ei kujuta ette, mis valvepost või mis asi seal on olnud, aga igal juhul jah, et seal all kuskil meil on auto, meil on nii pikk maa alla minna, täitsa lõpp, uskumatu. Aga jah, muidu on ilus, väsitav. See on meie jaoks lõpp-punkt. Meie siit edasi ei lähe, kuna see läheb päris ohtlikuks ja ma olen juba täitsa väsinud ja vari on väsinud ja meil on alla ka ikka tükk maad minna, et ei jõudnud täitsa tipu välja. Et seal on üleval on mingi platoo ja mingid kivimoodustised asjad, aga et jääb nägemata, et ei ole mõtet enam, et ei olnud piisavalt ette valmistunud selle tõusu jaoks siin, et tõmbame siit korra hinge ja hakkame alla tagasi minema. Fotoka aku sai ka niikuinii tühjaks ja see Pocketi aku saab ka kohe niikuinii tühjaks, et hakkame alla tagasi minema ja siis auto juures juba äkki võtan natukene kokku seda. Jah. Et siin siis lõpetame selle. Et siit see rada läheb mööda seda serva ja siis siit on alla ka nagu siuke vastik kivigi libu ja et siit me tulime. Et lähme alla tagasi ja tõmbame päeva kinni ära. On nii või? Sutke väsi või ei ole? Sul ükskõik. Ja lähme alla tagasi. Taas kord on hommik käes, et eile siis oli meil see suur matk. Mäetippu 2000 meetrit, see tõmbas täitsa läbi meid, vähemalt mind. Vari veel pärast mängis ja keksutas ringi, tal ei olnud häda midagi, aga tulime siis autosse ära eile, sõime natukene ja siis juba läksin arvutisse, panin seda videot kokku ja vaatasin pilte, et sai mõned päris head pildid, et sellega võib rahule jääda, et tasus minna teist korda ja uuesti need asjad üle teha, et jah, ja siis läksime magama ja nüüd on meil uus hommik käes, et täna vist on pühapäev, et ajataju küll väga ei ole, aga kalender räägib, et vist on pühapäev, et siit sõidame nüüd minema Lago di Landro äärest ja liigume siit 2 tundi lääne poole, sest seda mäele, kus saame kokku siis Ileniaga, Mariõega ja siis lähme ülesse Mäkke juba selle köisrongiga või selle, mis iganes selle asja nimi on, et siin tõmbame nüüd otsad kokku, lasen veel korra drooni, lasen õhku, üritan siin järvele äkki väikse ringi peale lennata ja siis tõmbame selle osaga tõmbame ka otsad kokku, et juba järgmine osa. Et see osa tuli siuke pool tundi, pigem natuke pikavõitu. Et järgmised teeme lühemad, aga üritame siis äkki tihedamini või üldse vaatame, kas sellel esimesel osal mingit vastukaja või järelkaja või mingit tagasisidet tekib, et võib-olla teeme lihtsalt endale neid videosi edasi ja siis ei olegi, et siis juba järgmises osas kohtume, et siit me liigume minema.